Muidugi keha on jumal läbi juba. Teeks ühe hea une praegu, enne käiks veel ujumas. Aga nii hästi vist ei lähe. Kodutee on ka veel päris pikk, nii et see elu on üks suur kannatus. Lihtsalt mõni kannatus on mõnusam kui mõni teine. Väike déjà vu. Paar kuud tagasi samamoodi istusin autos, rääkisin elufilosoofilisi selliseid jutlusi ja olin teel kalale. Täna ma saan öelda, et olukord on sisuliselt samasugune. Ja olen välja valinud jälle ühe kaugema koha, kus ma pole kunagi varem käinud. Plaan on siis püüda ikkagi punast kala ja vähemaga ma lihtsalt ei lepi. Ma arvan, et selles pole küsimus, et kas koht on õige. Täna on pigem küsimus selles, et kas ütleme, natukene võib-olla ilm võiks minna paremaks minu jaoks. Liiga päikseline on hetkel, aga õhtupoole võib asi paraneda. Ja kõige olulisem võib-olla faktor on siin ikkagi mees ise. Elu pakub võimalusi ja kui oskused on olemas, siis sa suudad need ka realiseerida. Igatahes ma ise olen üsna elevil, sellepärast et vähemalt kaardi pealt tundub jõgi väga äge. Et sisemaa mehena olen ma harjunud selliste vaikse vooluliste ja selliste pigem natukene üksluisete vaadetega siis jõgedega. Aga täna ma loodan ikkagi näha ka kärestikke ja natuke sellist ekstreemsemat nii-öelda maastikku enda jaoks. Võtsin kaasa natuke suppi, mõne võileiva ja ma usun, et sellega saan hakkama. Kuidagi selline vabastav tunne on jälle minna võõrasse kohta, teadmatusesse. Ja mul on millegipärast tunne, et see on täpselt selline asi, mida saab üle kanda ka ülejäänud elusse. Et paratamatult meie aju toimib selliselt, et ta loob selliseid otseteid ja igasuguseid harjumuslikke mustreid. Lihtsalt selle jaoks, et mitte liigselt energiat kulutada, et optimeerida pidevalt, hoida töös neid protsesse, mis teevad meil elu lihtsamaks. Aga väga suur oht on nende ohvriks langeda ja ühel hetkel siis võib-olla hakata arvama, et elu peakski niimoodi käima ja me ei suuda sisemiselt ise ära tajuda, et tegelikult isegi kui see optimeerimise seisukohast on kõik väga loogiline ja ratsionaalne, siis selline ma arvan, et selline eneseteadlikkuse indikatsioon ütleb, et kuigi me organismi mõttes optimeerime, siis sellise vaimse rahulolu mõttes sellega kaotame ikkagi päris palju selliseid kvaliteedipunkte sellega. Nii et enne jõe äärde asumist ma ütlen, et minu sellised teisipäeva keskpäevased filosoofilised mõtteterad on, et igasuguseid muutusi tuleb kummardada
ja isegi lausa otsida. Ja see loogika, mis paberil toimib, see eneseteadlikkuse vallas ei toimi absoluutselt. Seal on hoopis teistsugused põhimõtted. Ja kui me nendest aru ei saa, siis järelikult me ei ole piisavalt veel eneseteadlikud inimesed. Olen siis jõudnud omadega siia enda jaoks täiesti uue jõe äärde. Pole siin mitte kunagi varem käinud. Ja selles mõttes mul mingisugust väga suuri ootusi ei ole. Sellepärast, et eks need esimesed käigud on alati pigem sellised koha kaardistamised enda jaoks ja mingi tunnetuse kätte saamine. Aga sellegi poolest tundub, et potentsiaal on väga hea. Jõgi on täpselt selline kärestike ja vaiksemate lõikudega vahelduv. Nii et ma arvan, et kui mitte siin päikselisel keskpäeval, siis võib-olla päeva teises pooles, kus päike hakkab vaikselt kukkuma, siis on mul võib-olla lootust ka siit midagi endale õhtuks laua peale meelitada. Aga vaatame siis järgi, kuidas siin minema hakkab. Ma ise olen igatahes päris põnevil. Nii, mul on tunne, et seal vahetult enne seda kärestikku käib mingi tegelane vee peal ja nokib sealt mingisuguseid putukaid ja asju. Ma võin küll oma algaja varustusega proovida mingit heidet teha. See ei tähenda, et see õnneks läheb. Sutsaka vette sisse minema. Täiesti super jõgi ikka. Siuke madal kärestik. Vahepeal on sügavad augud, põhjas on kruus, vahepeal liiv. Sisemaa mehele tõesti midagi väga teistsugust. Polegi mujal näinud, et seda sellist punast graniidi, tõesti põhi on see täiesti nagu graniidine. Punane siuke kruus. Väga omamoodi jõgi. Turnin nüüd siit järsakust alla, sellepärast et teisel pool, siin läheb jõgi päris laiaks. Siin pool on madal, aga seal teises ääres tunduvad päris magusad kohad. Tuleb läbi proovida. Kukeseeni leidsin ka natuke. Tundub, et midagi vähemalt panni peale saan täna. Siin käis ka üks kala korraks pinnas. Mitte küll suur, aga siiski, elumärk on olemas, võib nii öelda. Nii, jõe ülemineku koht. Kärestikuline lõik on lõppemas, nagu näha. Ja edasi tuleb selline, nägite, nagu ma arvasin, vaiksemas jõe lõigus on kala täitsa olemas. Olukord on siis selline, et
otsustasin väikse söögipausi teha. Jõudsin sellisesse jõelõiku, kus täiesti kala oli näha. Ja mul oli ka siin üks moment nüüd, kus ma ise suurest hooletusest kerisin siis lanti ja käis üks korralik jõnks rivast läbi ja see keeris vee peal. Mõtlesin, et rahunen natuke ja siis lähen vaikselt edasi. Ei saa ju pead kaotada. Positiivne on see, et kui tõesti kärestikus oli olukord vaiksem, siis siin on näha, et aeg-ajalt keegi käib pinnalt putukaid söömas. Nüüd ma loodan, et täna päris tühjad kaadrid siit ei tule. Kõik on võimalik. Saame vist näidata esimese elusa kalad täiesti ära. Mitte küll suur, aga vähemalt me näeme ära. Täitsa forell, mis forell. Ilus täpiline noor kala. Ja jällegi näha, et siin madal kärestik lõpeb. Natukene sügavam koht ja see kohe kalale sobib. Teen käed enne natuke külmaks ka, et kala jaoks see on ikkagi külmavee kala. Nii. Läks juba ise. Õnneks oli kergelt kinni. No, hakkab midagi juhtuma. Kuskilt tuleks nüüd see 2 kilone ka välja võtta. Jälle väike poiss, aga tundub, et lõpuks jõudsin nii-öelda õige jõe lõigu juurde. Vähemalt hakkas mingi elu pihta. Ja see on vist umbes sama mõõtu. Isegi veel väiksem. See on täitsa augi poiss. Sina nüüd siia niimoodi ära eksisid. On ikka ahnepatsid küll, noh. Ai. On ikka teravad hambad väikestel augidel. Siuke tunne, nagu ma oleks varsti, ma ei tea, 15 kilomeetrit kõndinud. Kindlasti on seda palju vähem, aga ikkagi sellise maa kohta natuke on pettumus. Isegi näha ei ole seda kala. Teen väikse supi ja võib-olla vaatan järgi, et mul nii palju äkki telefonil veel akut on, et ma saan vaadata vana hea Porsche. Saan vaadata, kus kaugel ma olen. Nii. Kitsas on siin kivi peal opereerida. Aga saame hakkama. Kogu aeg on ju saadud. Seekord teeme pool. Liha on küll vist põhjas, aga võibki esimese poole taime teha. Kõhtu poole läheb uuesti kõhtu jääksis. Saab uuesti vaadata.
isegi kalapüük, ma tean, et mõnele on see kogu aeg algusest peale tuim tegevus, aga ma arvan, et kui oled entusiast, siis isegi siis sa pole selle eest kaitstud, et ühel hetkel, kui sul tundide viisi mingit tegevust ei ole, siis see on lihtsalt inimpsühholoogia või füsioloogia. Tähelepanu ajub ära lihtsalt. Korraliku paksu mudru ikka, millisest veest niisama raisk on. Natuke vist tuleb peale panna ikka. Kohe mitte ei taha ilma selle saagita koju minna, et ma ei tea. Vist on haugipoiss. Muidugi. Väike haug. Jah. Väga hea. Kiire kokkuvõte tänasest päevast. Lõpuks andsin ikkagi alla, sellepärast et kell on 9. Ma olen 8 tundi püüdnud täna. 8 tunni jooksul ma olen näinud jões mõnda forelli. Üks käis landi otsas, kaks haugi käis landi otsas. Ja nagu ikka, lõpuks jõudsin siis oma retke alguspunkti tagasi ja nagu ma natuke ka kahtlustasin, siis need kõige paremad püügikohad, kus tõesti võib suuremat kala ka näha, jäid sellest punktist hoopis ülesvoolu. Ehk siis nii-öelda võib öelda, et tulin esimest korda uude kohta, mul oli 50-50 võimalus. Valisin täna selle halvema võimaluse. Aga maastik oli äge, päev oli mõnus ja ma arvan, et ega siin muud ei olegi, kui tulen siia ükskord tagasi ja siis juba valin õiged jõelõigud. Sest mis ilmselt kinnitab ka mu aimdusi, siis nüüd õhtu eel täpselt sellest minu algpunktist siis ülesvoolu on ka päris mitmeid autosid ja tundub, et need püüdjad nagu teavad, mida nad siin teevad, erinevalt minust. Aga ega pikas plaanis siin mingisugust allaandmist ei ole. Ega natukene võib-olla võlts olekski teha siin pidevalt videosid ja näidata, kuidas kogu aeg suurt kalasaaki saan. See jätaks natuke vale mulje, et tegelikult eeltöö on kogu selle asja juures väga oluline. Ja teinekord ongi nii, et sa võib-olla pool aastat, võib-olla isegi aasta käid seda kohta otsima ja siis ükskord on sul see koht olemas ja soovi korral saad minna ja sealt reaalselt kala püüda. Ega mul rohkem ei olegi midagi öelda. Tuleb alustada pikka koduteed ja teha siis siit omad järeldused järgmise käigu jaoks.